tere! Vaatame, kuidas kasutada internetti selleks, et leida erinevaid pilte, video ja audiofaile, mis on kas täielikult avalikus omandis ehk vabalt kasutatavad või millele on lisatud Creative Commons litsents. Mis tähendab siis seda, et neil on küll mõned piirangud peal, aga me saame neid tihti ikkagi lihtsalt niisama kasutada. Ja esimese asjana lähen siia kõige populaarsemasse Google otsimootorisse ja otsingukasti kirjutan lihtsalt mõne sõna, millest ma soovin pilti leida. Ja selleks sõnaks võiks olla näiteks banaan. Ma kirjutan siia inglise keeles banana ja enter. Ja valin pildid. Mis sellise pildi otsinguga, mis mure võib siin tekkida, on see, et tihtipeale need pildid, mis me leiame, on siin autoriõigustega kaitstud. Mis tähendab seda, et me ei või neid lihtsalt niisama avalikult kasutada. Ja isegi kui ei ole märgitud, et kas see pilt on kaitstud või mitte, siis me võime juba eeldada, et nad on kaitstud. Üks võimalus, mis me saame teha, on siit tööriistade alla minna, tööriistad, ja siin on selline valik nagu kasutusõigused. Ja kasutusõiguste alt me saame välja filtreerida Creative Commonsi litsentsid. Klikin siia peale. Ja nüüd kõik need pildid, mis mul siin on kuvatud, on Creative Commons litsentsiga. Näiteks võtan siit kohe kõige esimese pildi, banaan. Ma näen, et see pärineb veebisaidilt commonswikimedia.org. Seda me vaatame ka hiljem veel lähemalt, aga klikin siia peale, klikin uuesti peale. Ja mind viiakse Wikimedia Commonsi veebilehele. Ja ma näen siin seda banaani pilti ja vaatan, kus on litsentsi tingimused. Nii, leidsin siit litsentsi tingimused. Ja nagu näha, siin on 2 ikooni. Üks on siin selline inimese ikoon, mis tähendab attributionit, ehk siis ma pean viitama selle töö autorile, kes on siin Evan Amos. Ja teine on share alike. Ehk siis, kui mina seda pilti kasutan, pean ma lisama samasuguse litsentsi tingimuse. Ja ongi mul esimene banaani pilt leitud. Ja näiteks, kui ma võtaksin mõne pildi veel, võib-olla näiteks selline teine, siit see pilt, lähen vaatan siia veebisaidile. Jällegi mind viidi sellisele lehel nagu Free SVG, kust ma ilmselt saan leida veel rohkem pilte, mis on vabalt kasutatavad. Ja vaatan, kas ma leian siit litsentsi tingimus public domain, ehk siis täiesti avalikus omandis olev fail. Ma võin selle pildiga teha mida iganes, kasutada igal otstarbel ja kellegile viitama ei pea. See on esimene võimalus, kuidas Google'iga leida näiteks pilte, mis on siis Creative Commons litsentsiga või avalikus omandis. Meil on veel tegelikult ka võimalus, võib-olla kui me soovime leida pilte, mis on ainult avalikus omandis, siis ma võin siia kõik alla tagasi minna ja kirjutada näiteks siia näiteks pictures ja public domain. Ja esimesed on siin reklaamid, nendest vaatame mööda, reklaam, aga me jõuame erinevate veebisaitideni, mis pakuvad selliseid pilte, mis on siis kas avalikus omandis või Creative Commons litsentsiga, näiteks publicdomainpictures.net. Teen selle veebisaidi lahti ja ma näen, et siin on hulganisti pilte, mida ma saan kasutada. Saab kasutada otsimootorit, top-pildid, viimased pildid, viimati lisatud pildid ja nii edasi. Näiteks unsplash.com, jällegi sarnane veebisait. Avalikus omandis olevad pildid. Jällegi saan siit neid võtta ja kasutada. Või veebisait Pexels. Jällegi avalikus omandis olevad pildid. Ja siin pakutakse ka videoid, ehk siis me leiame siit samalt veebisaidilt Pexels lehelt, leiame kas pildid või videod, panen selle lehe veebisaidiga kinni ja samamoodi võime leida ka näiteks pictures asemel, kui ma kirjutan siia audio public domain. Ja ma kohe leian jällegi erinevaid veebisaite, kus ma võin leida siis selliseid avalikus omandis olevaid audioklippe. publicdomainsherpa.com. Lähen siia. Ja siin on nimekiri erinevatest veebisaitidest, kus me võime neid audioklippe leida. Aga ma lähen vaatan natukene
ma võtan public domain asemel, kirjutan näiteks Creative Commons ehk siis audio Creative Commons ja jõuan kohe siin sellisele saidile, siin on Creative Commonsi veebisait, mida vaatame ka hiljem täpsemalt, aga näiteks Free Music Archive ehk siis tasuta muusika arhiiv. Lähen siia ja siin on erinevad muusikapalad, mida saame kasutada. Näiteks Luige laul, klikin siia peale. Võin seda siin kuulata, kui tahan ja vaatan, millised litsentsi tingimused talle vastavad. Leidsin siit Creative Commonsi litsentsi, pean autorile viitama ja jällegi samadel tingimustel jagama ja ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel. Ehk siis sellisel kujul ma saan leida kas siis Google otsimootorist kas pilte, videoid ja audioklippe. Paneme nüüd Google otsimootori kinni ja lähme Microsofti Bing otsimootorisse. Ja tegelikult toimib see kõik samamoodi, aga Bing otsimootor pakub meile lihtsalt natukene lisavõimalusi. Et kui ma otsin siit samamoodi banana, ehk siis banaan, ja lähen piltide alla ja võtan siit filter. Ja filtri all on eraldi valik litsents ja siit ma saan nüüd valida lisaks sellele, mis oli Google'is, et lihtsalt Creative Commons litsentsid, ma siin ka natukene saan filtreerida, kas näiteks avalik domeen, ehk siis avalikus omandis olevad, või tasuta ühiskasutuseks ja kasutamiseks, ärilistel eesmärkidel kasutamiseks ja nii edasi. Võtan näiteks siit avalik domeen ja suure tõenäosusega ma tean, et kõik need pildid, mis siin kuvatud on nii-öelda avalikult kasutamiseks. Mõnikord võidakse siin näidata ka pilte, mis tegelikult ei ole avalikult kasutamiseks, et selleks, et see kindlaks teha, ma pean ikkagi klikkima see pildi peale ja minema siia publicdomainpictures.net lehel on see pilt, ehk siis ilmselt juba see veebisaidi nimi ütleb, et see on avalikus omandis ja näe on, litsents on CC0, mis tähendabki siis avalikku omandit, et autor on kõikidest õigustest loobunud. Ja see Bingi puhul siis hea ongi, et me saame siit kohe välja filtreerida sellisel kujul. Vaatame ka eraldi Creative Commons veebilehte, kus see filtreerimise võimalus on veel täpsem. Ehk ma lähen creativecommons.org lehele ja võtan siit Search for CC Images, ehk siis otsi Creative Commons pilte. Klikin siia peale ja kirjutan siia banana ja vajutan Enterit. Ja mulle leiti hulganisti banaani pilte ja ma saan siit valida filter. Ja filtrite all ma saan nüüd valida täpsemalt, et millist litsentsi ma soovin. Valin siit ka näiteks public domain. Ja nüüd ma tean, et kõik need pildid, mis ma siit leian, on nii-öelda avalikus domeenis, saan neid vabalt kasutada. Võib-olla pole siin need pildid kõige sobilikumad. Lisaks ma saan otsida siit ka audiofaile. Hetkel küll siin ühtegi avalikus domeenis asuvat audiofaili leitud, aga kui ma võtan siit selle litsentsi tingimuse maha, siis ma leian siit näiteks mingi muusikaklipi nimega Banaan, millel on litsentsi tingimused autorile viitamine, ärilistel eesmärkidel ei tohi kasutada ja jagamine samadel tingimustel. Klikin siia peale ja ma leian siit sellise muusikapala. Hetkel ma seda siin kuulama ei hakka. Ehk siis Creative Commons veebilehelt me saame leida pilte ja audioklippe. Viimase veebisaidina tahan tutvustada sellist veebisaiti nagu Wikimedia Commons. Asub aadressil commons.wikimedia.org. Võib-olla olete varasemalt tuttavad Wikipedia lehega. Wikimedia Commons on samuti sama ettevõtte loodud. Ja Wikimedia Commons seal, nagu siin avalehel kirjas on siin 87 miljonit tasuta kasutatavat faili. Ja siin on olemas nii pildid, heliklipid kui ka videod. Ja näiteks otsime siis Wikimedia Commonsist samamoodi banana. Ja siin me saame olla päris kindlad, et need pildid, mis siit leiame, on kõik siis Creative Commons litsentsiga. Me saame siit litsentsi tüüpi filtreerida, ehk siis jällegi no restrictions, ehk siis nii-öelda peaaegu avalik omand, mingisuguse piiranguid ei ole. Ja siis autorile viitamine ja samadel tingimustel jagamine. Näiteks otsin siit mõne ilusa pildi, võib-olla see pilt mulle meeldib
ja ma näen, et see on siin litsentsiga Creative Commons Attribution ehk siis viitamine ja jagamine samadel tingimustel. Valin siit ka audiofailid, kas leian mõne banaaniteemalise audiofaili, mõned artiklid, võib-olla siin banaaniteemalisi laulusid näiteks väga palju ei ole, aga klikin siia võib-olla näiteks ühe siin artikli peale ja ma vaatan, mis see litsentsi tingimus siin on, jällegi autoril viitamine ja samadel tingimustel jagamine. Või videofailid banaanidest ja leian siit mõned banaaniteemalised videod. Ja need on populaarseimad võimalused, kuidas me saame leida vabalt kasutatavaid või Creative Commons litsentsiga faile. Kindlasti on selliseid veebisaite veel, kust me saame endale sobivaid faile leida, aga kõiki me selles videos vaadata ei jõua. Kohtumiseni!